on Kai. Ma olen 64-aastane ja kutsun sind kuulama oma podcasti Elu pärast tänast. See lugu räägib sellest, kuidas minu elu on muutunud peale soolevähi diagnoosi saamist 13. juunil 2023. See kõik toimus täiesti ootamatult ja nii äkki. Ja sellest päevast algas mingis mõttes täiesti uus ja tundmatu etapp minu elus. See podcast on nagu minu mõtete matkapäevik, kuhu olen kirjutanud oma tunnetest ja kõigest, mida elumuutus on kaasa toonud. Selline diagnoos muudabki inimese elukorralduses väga palju. Ja ma räägin siin sellest, kuidas see teekond minu jaoks on kulgenud. Iga inimene on erinev ja siin räägin ainult oma kogemustest. See on selline teekond, mida ma kindlasti ei planeerinud. Kuid alati me ei saa kahjuks nendes elu poolt tehtud valikutes kaasa rääkida. Keegi meist ei tea, mida homne toob, kuid on see tänane päev, mida kasutada. Tere tulemast kuulama. Nüüd 1,5 aastat hiljem ma olen kirjutanud sellele oma loole pühenduse. Need mõtted on pühendatud kõikidele headele inimestele, kes neid kunagi lugema või kuulama satuvad. Need mõtted on pühendatud inimestele, kelle elu on vähidiagnoosi tõttu muutunud, kuid kes endiselt tulevad toime ja elavad igapäevaelu nii hästi, kui see on võimalik. Need mõtted on pühendatud kõikidele lähedastele, kes päev-päevalt püüavad mõista, mida haigestunud inimene tunneb, ja need lähedased on jätkuvalt olemas ning toetamas nii rõõmudes kui muredes. Need mõtted on pühendatud sõpradele ja tuttavatele, kes julgevad küsida, kuidas sul läheb. Sest mõnikord võib tekkida tunne, et ühtäkki enam ei oska läheneda, kuna see toimunud muutus on nii tohutu ja tundmatu. Need mõtted on pühendatud kõikidele arstidele, kes iga päev näevad vähihaigeid inimesi, kuid jaksavad aina olla positiivsed, teha ning soovida parimat ja panevad inimesed uskuma, et ees on palju võimalusi. Need mõtted on pühendatud meditsiinipersonalile nii haiglates kui polikliinikutes, kes jätkuvalt hoolivad ja abistavad ja saavad patsiendid tundma ennast turvaliselt ja rahulikult. Kogu selle muutunud elukorralduse tõttu olen ka seda poolt elust tundma õppinud. Ja vahel ongi nii, et elus tuleb ette muutusi, milleks sa ei saa mitte kuidagi valmis olla. Vahel need muutused puudutavad sind ennast ja vahel kedagi sinu lähedastest, kuid igal juhul elu muutub hetkega ning sellest hetkest alates mitte midagi ei ole homme sama, kui oli eile. Ja selleks murdekohaks on selle hetke tänane päev. Kui leiad ennast äkitselt muutunud maailmast, siis on täiesti ettearvamatu, millised mõtted ja tunded võivad tekkida. Ise olen kogenud vist praktiliselt kõik erinevad etapid selles tohutus tunnete tormis. Ja tagantjärgi on olnud isegi huvitav mõelda, mismoodi päevade läbi lõikes
emotsioonid on saanud muutuda. Kahjuks päeva lõpuks tuleb tõdeda, et olukord ise ei ole mingil määral muutunud ja sa pead ikka samamoodi lihtsalt sammhaaval edasi minema. Enamus päevi on täiesti tavalised, kus on palju rõõmu ja igapäevast toimetamist. Mõnikord tuleb ette seletamatut kurbust, millel nagu otsest põhjust ei olegi. Mõnikord tuleb ka hirm, sest sa ei tea järgmistest saabuvatest hetkedest mitte midagi ega saa nendeks mitte kuidagi valmis olla. Kõik tunded muutuvad ja vahelduvad ja see on ilmselt täiesti loomulik. Kõige selle juures püüad ikkagi jääda iseendaks ja pead hoole sellest, et lähedased liialt ei muretseks. Ja samas muidugi ootad alateadlikult, et ümbritsevad inimesed sind mõistaksid. Samas on päev selge, et mitte keegi ei jaksa kuulata kogu aeg, mida sa tunned ja mida sa mõtled. Tegelikult ega sa ju ise ka vahet pidamata ei mõtle haigusele või diagnoosile, kuid salajase on ikkagi pidevalt sinuga kaasas. Siin ongi paradoks, et kuigi sinu ümber on maailma kallimad inimesed ja lähedased sõbrad, oma diagnoosiga jääd sa ikkagi mingil hetkel üksi. See on nii vastuoluline maailm, et ilmselgelt seda õiget käitumismudelit ei ole, kuid samas see, mida sa teed, ongi õige. Vahel tuleb selline tunne, et tahaks inimestele hüüda, et peatuge hetkeks ja mõelge, kui hästi teil tegelikult kõik on. Kahjuks me ei väärtusta ja ei märka neid igapäevaseid tavalisi asju, mille üle peaks iga päev tänulik olema. Ei, sest kogu aeg tundub, et midagi on puudu või midagi on valesti ja pisikestest olematutest asjadest kasvavad tohutu suured probleemid. Vahel võiks hetke hinge tõmmata ja aru saada, et kui ühel hetkel mingi osa sinu maailmast kolinal kokku kukub, siis on hilja mõelda sellele, mis oli enne. Me kõik oleme siin maailmas käimas vaid määratud aja ja selle aja võiks vähemalt proovida olla iga päev natuke parem, natuke mõistvam, natuke toetavam ja natuke tänulikum ja kindlasti ka natuke rahulikum. Iga päev peaks algama rõõmuga ja lõppema rahuga. Ja nii lihtne see ongi. Pikka päeva mahub palju tegevust ja vahelduvaid olukordi, kuid kui keskenduda sellele, et iga hommik on kingitus ja iga õhtu on rahulolu möödunud päevast, siis maailmast tulebki ühtäkki parem paik. Seda tasub proovida. Ma ise õpin seda iga päev ja ikka veel ei oska. Tänan, kui kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa. Aitäh!